tere sulle, kes sa oled juhtunud seda videot vaatama. Tänase ladumise teema on, et kui kohe üldse enam ei tea, mida teha, kui kõik mõtted on otsas. Sest mõnikord me oleme elus olukorras, kus tundub, et meid on nurka pandud ja seal me nüüd oleme näoga vastu seina. Ja sõltumata sellest, et kui värviline või rikas on elu meie ümber, ei ole energiat seda märgata. Et võib-olla üks, võib-olla mitu probleemi on väga üle pea kasvanud. Ja minu küsimus kaartidele on siis, et mida siis teha, kui tõesti no kohe üldse enam ei tea, mida teha või mida ette võtta. Alustan kollasest ja lõpetan siis siin selle lilla juures ja nii on kollane. Nii. Mida sa peaksid ette võtma? Millele sa peaksid tähelepanu pöörama? Nii, ja haldjad ka. Et sinu olukord on siis lühidalt sinu olukord, ma ei tea, milline on sinu olukord, aga et see, mida sa peaksid tegema, on siis, sa pead tegema mingid väga konkreetsed valikud. Ja nende valikute juures sa pead aru saama, et sa suudad küll valida, kui sa paned kõrvale oma emotsioonid. Ja et siin on need kuidagi armastuse ja suhetega seotud teema, lähedusega, lähedaste inimestega. Ja siin võib öelda, et kui su elus ei ole selliseid lähedasi inimesi ja sa tunned, et sul ei ole ühtegi suhteprobleemi, siis on probleem selles, et sul suhteid ei ole. Aga olemas ta on probleemina siis sinu teadvuses, mitte ainult alateadvuses. Ja praktilised lahendused ongi need, et sa pead läbi mõtlema, millised su valikuvõimalused on. Sa pead üle vaatama oma emotsioonid ja üle vaatama oma südameruumi. Küsi endalt, millised tunded sa tunned ja miks need tunded on sellised, nagu nad on, kust nad tulevad, sest me saame valida seda, mida me tunneme. Me saame kontrollida ka oma tundereaktsioone ja nende kaartide järgi ma ütleksin, et ole enda vastu lahke ja luba endale oma tunded lõpuni läbi uurida, luba kogeda kogu seda sügavust. Ja küsi endalt, kust need tunded pärit on. Et kui sa tunned kurbus, siis kas see on sinu kurbus, kas see on su vanemate kurbus, kas see on su laste kurbus, kas see on luhtunud suhete kurbus, mida on tundnud suhtepartnerid, kas see on sinu kurbus, kuhu see tegelikult kuulub, kui suur osa sellest on sinu oma ja kui suur osa sellest on kaastunne. Kui sa tunned ärevust, küsi endalt täpselt samamoodi, et kui sa oled üksik ja tunned ennast ärevana sellepärast, et sa oled üksik ja sa ei tea, kui kaua see veel kestab ja mis siis üldse saab, siis küsi endalt, et millise hinnangu sa oma üksindusele annad. Mis tunne on üksindustunne sinu jaoks?
ja kus on selle tunde põhjused. Kas need on sinu enda sügavalt sisemised ootused või on need ümbritsevate inimeste ootused. Inimesed, kes küsivad meilt, et millal sina siis mehele lähed või lapsi saad või kas sa nii jäädki elama või et mõtle sellele, mis on 5 või 10 aasta pärast või kelle mõtted ja tunded need tegelikult on, mis sinu teed suunavad, sinu valikuid suunavad ja siin on viide sellele, et kui sa asetad endast eemale selle, mis ei ole tegelikult sinu, siis on sul lihtsam valida. Sest me peaksime oma valikuid tegema kooskõlas mitte teiste inimeste ootusega, aga kooskõlas oma südamega. Ja kui ma räägin siin praktilisel tasandil südameruumi puhastamisest, siis kuidas iganes sulle tundub, et see on hea ja arukas, täpselt nii teegi. Vaata üle oma süda, et visualiseeri teda siis ruumina või pildina või helina ja eemalda sealt liigne. Valgusta seda ruumi või pilti või heli. Tee ta endale sobivaks. Ja kui sa saad selliste tõesti südamest tulevate tunnete põhjal otsuseid langetada, siis need on head otsused. Aga siin, kus sa mitte midagi teha ei oska, ongi see, et valikute, sa pead mingid valikud tegema, sul ei ole pääsu. Ja valikute tegemiseks siis püüa toimida nii, nagu ma praegu just rääkisin. Et vaatasin lisakaarte, et mis see on, mis su valikut takistab ja põhimõtteliselt sinu valikut takistab tegelikult see, et olukord, milles sa oled, on sinu jaoks harjumuspärane ja sa ei taha muuta oma harjumusi, sa tahaksid, et kõik jääb nii, nagu on ja samal ajal läheb paremaks. Aga olukorras, kus mitte midagi ei muutu, ei saa ju mitte midagi ka paremaks muutuda. Ja haldekaardid ütlevad, et nõuandekaartidena siis, et oska väärtustada ka seda, mis ei kesta kaua, mis on võib-olla lühiajaline, aga ilus. Oska väärtustada oma teekonda ja oma paindlikkust selle teekonna läbimisel. Ja isegi kui sulle tundub, et ka haldekaartidest tuleb välja, et sul tõesti nagu mäestikud kerkivad su teele, et ma näitan sulle seda kaarti, panen ta siia paremini nähtavale, et väikesed haldjad on siin mägede ees ja nagu sa näed, see haldjas, kes on tee peal, tema kehakeel on avatud ja ta tiivad on valmis lendu tõusmiseks ja ta juba tipib sammuda ja ta juba läheb nende mägede poole. Et see on sinu otsus ja sinu valik, et kas sa vaatad neid mägesid nagu takistust või sa vaatad neid mägesid nagu väljakutset või nagu uut seiklust. Vali oma vaatenurk ja võib-olla kogu selle ladumise selline läbiv joon ongi see, et vali vaatenurka ja saa aru, et mis sinu vaatenurka mõjutab, kui suur osa selles on sinul ja kui suur osa sellest on teistel. Haldjad hoiatavad siin selle eest, et kui sa oma valikuid nagu liiga kaugele lükkad endast ja kui sa teed selliseid läbimõtlematuid valikuid, mille juures sa siis lähtud, et põhiline, et saaks tänase päeva elatud, eks ole,
siis see võib hakata kuidagi kahjulikult mõjuma sinu vaimsele või füüsilisele tervisele. Hoia eelkõige iseennast, hoia tähelepanu iseendal. Nii, ja kui sa nüüd neid nõuandeid järgid, siis põhimõtteliselt ütleks ma, et ma pean ju lähtuma kogupildist, kuigi ma võtsin siit need 2 kaarti, et siis see kogupilt ütleb mulle, et läbi selle sama südameruumi, läbi selle, mis toimub sinu südames, muutub nähtavaks sinu vaimne teekond ja sinu tõesti kasvamine inimesena. Ja need kaardid ütlevad, et tegelikult sinu probleemid on juba selja taga. Sa oled täiesti vaba liikuma edasi. Ja millegipärast siis, et kui sa nüüd kogu selle eeltöö saad tehtud, siis on see paus, kus sa oled ise oma südames rahulolus iseendaga ja tasakaalus maailmaga ja teadvustad endale, kuhu sa oled jõudnud, kes sa täna oled, kui suur on see koorem, mis on nüüd maha pandud ja mis on sinu selja taga, mis enam ei ole sinu ees. Ja sa saad puhta südame ja oluliselt puhtama siis nii emotsionaalse kui vaimse energiaga edasi liikuda. Vot nii, selline ladumine. Aitäh! Aitäh! Ja kui sa valisid punase, mida sa peaksid tegema praktilisel tasandil? Mida sa peaksid tegema praktilisel tasandil? Nii. Ja mida sa peaksid tegema sellisel hingelisel või vaimsel tasandil? Nii. Et väga praktilisel tasandil on siis sinu puhul väga lihtne. Sul on kas suurepärased sõbrad või suurepärane perekond, inimesed, keda sa võid usaldada. Et ilmselt oled elanud sellist elu, et maailm on sulle siiski mõned inimesed kinkinud, kes on sinu inimesed. Toetu neile, pea nendega nõu, uuenda nendega oma kokkuleppeid, luba neil teha endale meeldetuletusi, luba neil nõu anda, luba neil ennast toetada ja võib-olla ka, et jaga nendega head ja halba. Et see koerakaart on selles suhtes väga vahva kaart, et ta tuletab ka meelde, et mõnikord meil on vaja puhata ja mängida. Ja sul on need inimesed, kellega koos seda teha. Ja palu oma inimesi, neid, kes on tõesti sinu, et nad pakuksid sulle sellist kerget ja võib-olla lapsepõlve meenutavat meelelahutust. Ja ma tahaks kohe öelda, et need on need inimesed, et kui nad oleksid lapsed, siis nad tuleksid su ukse taha ja küsiksid, et kas sa tahad minuga õue tulla. Täpselt nii ongi. Sul on need inimesed olemas, toetu nendele inimestele. Nad aitavad sul selle perioodi üle elada ja isegi kui nad võib-olla ei oska lahendada sinu olukorda,
siis see tugi, mis sa saad, on hindamatu. Ja tänu sõpradele võid sa leida, et juhul kui sa vajad siis oma ellu midagi uut, et uut tööd, uut armastust, uut elamispinda, siis kõik sellised kokkulepped ja lepingud ja pakkumised, ettepanekud tulevad sulle läbi sõprade, läbi tuttavate. Ei ole tegelikult midagi uut ega üllatavat. Et luba neil ennast aidata. Ja praktilisel tasandil siis ma seda kuukaarti tõlgendaksin mitte niivõrd unenäolisuse ja alateadvusena, kuivõrd sellena, et sinu olukord kestab umbes ühe kuutsükli, et siis 28 päeva. Ja minu enda sisetunne ütleb, et mul on selline tunne, et see võib olla kas eelmisest kuu loomisest selle kuu loomiseni, et uus kuu loomine on nüüd 14. detsembril, või siis täiskuust täiskuuni. Et täiskuu ka alles, alles oli. Et kui sa tunned, et sa oled pigem seal noorkuu perioodis, siis on see aeg lühem. Kui sa oled selles täiskuu perioodis, siis on see veidi pikem. Aga igatahes praktilisel tasandil soovitan siis kuuga seotud rituaale, mis tähendab, et kui nüüd on kuu loomine, siis enne kuu loomist nädalavahetus, järgne reede, laupäev, pühapäev on selline väga võimas kaduaeg. Ja kasuta seda aega, et oma elus teha suurpuhastust, et mitte siis ainult ma ütleks, et praegu on väga, väga moodne puhastada oma energia välja, aga võib-olla sa oled nii suurepärane ja puhastad seda, mis on reaalsuses silmaga näha, et viskad ära vanad dokumendid, millel ei ole enam mingit väärtust, lõpetad kokkulepped inimestega, kes sind ei toeta, koristad ära oma kodu ja siis koristad niimoodi, et tead, kui keset põrandat midagi jääb, jumala eest, las ta jääb, see on nähtaval. Aga et oleksid hästi puhtad kõik kapialused, voodialused, nurgad, mingid sellised kummutite ja vitriinide tagused. Et need kohad, kuhu me tavaliselt ei näe, et need kohad oleksid puhtad. Sest see, mida sa koristad välises, see kuidagi korrastub ka sinu sisemuses. Ja kui sulle tundub, et sul ei ole valikuid ja sul ei ole enam võimalusi ja et elu on su pannud nurka seisma ja järele mõtlema, siis no tule siia, mis on? Et siis sa peaksid selleks, et tabada nähtamatut iseendas, kõigepealt looma korda nähtamatus enda ümber. Ja väga vaimsel tasandil, et siin nüüd ma ütleksin, et ma meelsasti jagaksin selle olukorra kaheks. Et üks oleks siis see, et kui sa oled naine, siis eelkõige pead sa tegelema kõige sellega, mida me nimetame naiselikuks. Püüa enda jaoks mõtestada seda, et kes sa naisena oled, just idee tasandil. Et kui sa, ma eeldan, et kui sa oled naine, siis inimesed saavad aru, et sa näed välja nagu naine. Aga mis on sinu sisemuses see, mis ütleb sulle, et sa oled naine? Milline sinu sisemine naine on? Ja milline ta tahaks olla? Kas ta on niisugune prestrinna või on ta ema? Või on ta orjatar? Või on ta ohver? Et uuri välja, milline on sinu sisemine naine. Ja kui sa saad aru, milline on sinu sisemine naine, siis see juba ongi sinu võti eneseväärtustamiseni ja selliste püsivate ja toitvate ja täiustavate suhete loomiseni.
kui nüüd küsija on mees, siis mõtle, et kui see on nüüd vaimne nõuanne ja et siis mõtle, kuidas sa tajud naisi enda ümber, millise tunde nad sinus tekitavad, millised on need naised ja millised on need omadused naises, mis toimivad sinu puhul nagu plaaster või nagu vitamiin või nagu Viagra. Et kui sa selle endale sobiva naise mudeli oma peas kokku saad, siis sa oled väga kaugele jõudnud, siis sul on olemas lahendused, sest kui siin on naisel probleemid, siis on probleemid kinni selles, et ta ei ela nagu naine ja kui siin on ei tunne endas ära naist, ei saa naises ei saa avalduda, et see sisemine naine on nagu natukene vangikongis, ma ütleksin, luku taha pandud. Ja kui sa oled mees, siis mida selgem on sinu arusaam naiselikust energiast, sellest, millisel kujul sa seda vajad, seda täpsemalt sa suudad fokusseerida ja seda kindlam on, et sa suudad oma ellu tõmmata selle naise, keda sul päriselt vaja on. Nii. Ja kui sa neid nõuandeid nüüd järgid, mida siis võiks oodata? Et ma ütleksin, et see, mis järgneb, on siis see, et sa näed suurt pilti. Sul tekivad unistused, sul tekivad mingid soovid, arusaamad sellest, et kuhu sa tahaksid liikuda, millisena sa tahaksid oma elu näha ja need võib-olla on teatud mõttes unenäolised, aga mida päev edasi, seda kindlamaid piire nad võtavad. Kindel on, et kui sa käitud nii, nagu ma ütlen, siis sa hakkad tõmbama avalikku tähelepanu. Sa hakkad saama rohkem tähelepanu kui varem, kui väga pika aja jooksul, ma ütleksin, ja rohkem tähelepanu, väga palju rohkem tähelepanu. Sellist tähelepanu, sellist positiivset tähelepanu, millega sa ei ole harjunud. Ja siin ma ütleksin, et see üks kuutsükkel tõesti võib olla 28 päeva. Et see võib olla ka terve kuu. Aga et märke sellest, et sa oled liikumises, et asjaolud hakkavad lahenema, saad sa läbi teiste inimeste. Sa ise ei leia neid. Et nad võivad tulla kahel moel, et üks viis on siis läbi unenägude, märgid, sümbolid, võib-olla sa isegi und ei mäleta, aga need on need hommikud, kus sa ärkad ja äkki sul on uuesti elutahe ja elurõõm ja elujulgus ja on piisavalt ja on palju energiat ja tahaks liikuda ja toimetada, käia, teha ja olla ja maailmaga suhelda. Ja kui sa siis lähed ja püüad maailmaga suhelda ja siis üle pika aja see õnnestub. Ja sa saad sellist tagasisidet, sellist tähelepanu, mis ütleb sulle, sa oled huvitav, sa oled põnev, sa oled äge, sa oled väärtuslik, sa oled kallihinnaline. Ja nii on. Aitäh ja roheline. Et kui sa valisid rohelise sõõri,
siis millised peaksid olema need praktilised tegevused, mida sa saaksid teha olukorras, kus sulle tundub, et mitte midagi ei saa teha, et kusjuures kaardid ütlevad, nagu sa näed, et praktilisel tasandil sa tegelikult ei saagi midagi teha. Et see seisak on nii sügav, et sa ei saa midagi teha. Ja kaardid ütlevad, et sul on olnud, kuidas ma ütlen, sa oled ise olnud või oled ka praegu niisugune üsna lapsemeelne, siiras, usaldav, unistav. Ma ütleksin, et see on olukord, kus sa ei pea midagi tegema, sellepärast, et viis, kuidas sa maailma näed, ongi väga puhas ja väga õige. Ja sinu põhiväärtused on väga paigas ja väga stabiilsed. Ja see uus, mida sa tahad luua, ta tegelikult ta tuleb, aga mõne aja pärast. Et sa nagu pead selleks, et sa saaksid praktilises maailmas midagi muuta, pead sa kõigepealt idee tasandil looma väga, väga kindla visiooni. Ja mida siis haldjad ütlevad selle kohta, et mida sa saaksid muuta vaimses plaanis, emotsioonides, hingelises mõõtkavas, mida sa saaksid muuta, mida sa peaksid muutma. Et haldjad ütlevad, et sa peaksid kiirustama mõtestamisega. Ühesõnaga, sa oled nagu kuskile kinni jäänud, sa oled nagu kusagil põhjasügavustes. Ankrukaart selles mõttes on väga kõnekas, et vaata, sa oled visanud ankru, jäänud paigale ja seal sa oled ja hõljud. Ja sa ei pääse edasi. Ja sa ei pääse edasi sellepärast, et sa ei ole iseenda jaoks mõtestanud oma teekonda, seda, mis on selja taga, seda, mis on ees. Et sa näed oma kannatusi, sa näed kõiki oma raskusi ja sa ei suuda anda neile sisu. Sa ei saa aru, miks mina, miks täna, miks alati minuga, miks kogu aeg, miks jälle. Siin see lahendus ise on tegelikult, et miks ta nihkub edasi ja miks ta on keeruline. Sellepärast, et sul on väga raske teha otsust, et need kannatused ei ole kannatused. Kuidas ma ütlen, et kui ma seda ladumist vaatan, siis ma ütleksin, et vaata, kui sa annad esimese klassi õpilasele lahendada tuumafüüsika ülesande, on ju. Ta ei lahenda ära seda. See ongi Jesus Christ, see on tuumafüüsikana. Ta ei saa öödega mütsi aru, ta ei saa üldse aru, mida temalt tahetakse. Ja sinul siin on umbes samasugune olukord, et sa vaatad oma elu lapse pilguga, aga sa peaksid vaatama ma ei saa isegi öelda, et täiskasvanu pilguga. Ma läheksin veel väga mitu sammu kaugemale ja ütleksin, sa peaksid vaatama seda terve elu üleselt ja võib-olla mitmete elude üleselt. Ja selleks, et seda hoomata, et milline su teekond siis on olnud, kuidas sa oled jõudnud sellesse punkti, kus sa oled täna. Ja öelda endale, et tegelikult olen ma need kannatused läbinud. Ja lahendused on minu jalgade ees. Järgmised teerajad, järgmised võtmed, kõik on olemas. Aga miski sinu sellisel hingetasandil ei lase edasi liikuda ja paneb sind nagu arvama, et sa peaksid leidma üles põhjused, süüdlased,
et sa nagu tahad hoomata seda põhjust, tagajärg, seost. See ei ole alati tähtis. Kui sa teenid selles olukorras tasa näiteks mingit eelmise elu karmat, kuidas tahes sa oma praegust elu ei vaata, sa ei mõtle välja seda. Et sa oled püstitanud endale sellise võimatu ülesande. Et ma ütleksin, et kui sa nüüd hoiad alles oma sellise lapsemeelsuse ja siiruse ja väga puhta vaate elule, inimestele, maailmale, siis püüa iseennast vaadata samasuguste silmadega, uue pilguga. Väikesed lapsed ei anna hinnanguid, kõik on uus, kõik on huvitav, kõik on põnev, kõik on vahva, kõik on lõbus. Muuda vaatenurka. Aga jah, see on enne kui sa ei muuda oma vaatenurka, kui sa ei muuda suhtumist iseendasse, kui sa ei muuda suhtumist kannatustesse, et siin võib olla, kogu aeg tuleb, ma ütlen selle välja, sest ma ei saa sellest nagu edasi, kui ma ei ole seda öelnud. Et kui sa oled eelmistes eludes olnud tugevalt seotud kristlusega ja vahet ei ole, kuidas, kas poolt või vastu, siis kristluses on kannatused õilistatud. Ja kui sa nüüd oled toonud üle selle mudeli siia sellesse praegusesse ellu ja õilistad oma kannatusi, siis sa oled paigal. Sa pead otsustama, et sa oled paremat väärt, et sa oled väärt uut algust ja et need kannatused, need ei ole mitte üleliigsed ja need ei ole mitte halvad. Vastupidi, sa pead endas leidma selle tänulikkuse ja selle selguse, et see on nüüd möödas, seda ma olen juba kogenud. Järgmine palun, kus mu lahendused on? Ja väga sellise uue värske pilguga peaksid neid lahendusi otsima eelkõige vaimsel tasandil siis, et millise teekonna sa valid, kuhu sa tahad oma vaimsel teel liikuda ja siis sa alles saad teha muudatusi füüsilises maailmas. Ja kui sa nüüd kõike seda teed, näed, siis su sisemine laps on ja sa ikkagi oled, sa oled laps, sa oled oma hingelt suur laps ja see on väga äge ja ma ütleksin, et kui sa just selles vaimses plaanis selle teekonna läbi käid, siis alles saad tegeliku kontakti, täiesti uuel tasandil kontakti oma alateadvusega. Et mingid väga huvitavad võimed avalduvad siin. Aga sellest ma praegu pigem ei räägiks. Jah, sest siit neid valikuid tuleb mitmeid, aga jah, päris kindlasti täiesti uue vaimse teekonna algus. Väga huvitaval moel enese leidmine, enese väärtustamine, oma just sellise vaimse teekonna nägemine täiesti uues kontekstis. Väga põnev, väga põnev. Täiesti uus etapp. Väga uhke. Olen sinu poolt. See saagu ja ruttu. Ja see saagu ruttu. Ja nii on. Aitäh. Nii, et see oli siis roheline. Ja kui sa valisid sinise sõõri. Kui sa valisid selle hele sinise sõõri, siis nüüd
mida sa saaksid teha eelkõige praktilisel tasandil? Mida sa saaksid teha eelkõige väga praktilisel tasandil? Nii. Ja mida sa saaksid teha vaimsel või sellisel hingelisel tasandil? Et alustan siis sellest praktilisest tasandist ja ütlen siia, et praktilisel tasandil, mis sa saad teha, et esimene asi on see, et märka seda, mis sul tegelikult on olemas, isegi kui seda on vähe. Elu on andnud sulle palju võimalusi, palju juhuseid. Sinu elus on saavutusi, mille nimel sa ei ole pidanud pingutama. Ja leia endas üles see tänulikkus, et näha neid väikseid kinke, mida elu on sulle teinud. Väga praktilisel tasandil ma ütleks, et liigu. Kui sa ei saa reisida, ma ei tea, mine jalutama. Kui sulle ei meeldi jalutada, tead, jookse siis. Ma ei tea, rooma, liigu, mine edasi, liigu. Ja täiesti nagu kõige tavalisemas ja kõige argisemas mõttes liigu. Mine õue nii palju kui võimalik, kõnni maha kilomeetreid, lase tuulelendu peale puhuda, lase igasugusel ilmal ennast kõnetada, muuta oma emotsioone, muuta oma suunda. Sõna otseses mõttes mine tuuluta ennast, et see on nagu selline ilus eestikeelne väljend. Ja kui sa saad ette võtta mingid pikemad väljasõidud, siis kindlasti tee seda. Reisi, liigu. Ja siin see reisimine ei pea olema tingimata seotud inimestega. Et põhimõtteliselt võib see olla ka niisugune, need võivad olla elamusreisid, et ma ei tea, lähed vaatama tormist merd või lähed otsima RMK aladele oma jõulupuud. Mine välja, liigu. Sest liikumine on see, mis toob tulemuse. Ja selles situatsioonis sirvikaart minu jaoks ütleb seda, et võta vastu see, mida maailm sulle pakub. Võta auga vastu see, mille sa oled välja teeninud, sest vaata, kui sa ei ole nõus vastu võtma seda nagu saasta, mille sa ise oled auga välja teeninud, siis ei saa tulla ka see selline universaalsete kingituste pool, mille sa ka oled välja teeninud. Ja see on sinu valik, et kummal poolel sa oma tähelepanu hoiad. Kas sa hoiad oma tähelepanu sellel, et sa oled kellegi välja vihastanud, kellel on sulle midagi võib-olla mitte kõige ilusamat öelda, või sa hoiad oma tähelepanu sellel, et sa oled kellelegi õigel ajal pakkunud tuge või abi või täiesti juhuslikule inimesele naeratanud ja nüüd tuleb see naeratus sulle maailmast tagasi. Aga et oska vastu võtta seda, mida sulle pakutakse. Vaimsel ja hingelisel tasandil ütleksin mina, et kolmest kaardist 2 räägivad sellest, et sa peaksid looma endale kaitse. Mingist puhastusest ei ole siin juttugi, sul on vaja luua kaitse. Sul on vaja luua selline energeetiline turvatunne, hingeline turvatunne. Ja ma siin tahaksin öelda, et selles elus duaalsuses maa peal, planeedil nimega Maa, me kõik oleme lapsed, olenemata oma vanusest. Ja luba endal niisuguses väga hingelises mõttes olla laps.
vaata iseennast ausate silmadega, kõige ausamatega. Vaata nii otse, kui sa vähegi suudad. Ja sa näed, et sinu sees on see väga väike laps peidus. See väike laps, kes on võib-olla kohkunud või ärevil või jonni täis. Ja loo kaitse oma sisemisele lapsele, et maandada oma ärevust. Siin võib olla, et sellised, ütleme, kolmandik kuulajatest võivad olla need inimesed, kes peaksid minema näiteks konstellatsiooni ja tegelema oma mingite suguvuse mustritega, sest nad kannavad edasi mingeid kokkuleppeid, mingeid lepinguid, mingeid lubadusi, mis on antud võib-olla kolmandikul juhul siis suguvõsa liine mööda. Keegi kusagil ammu enne teid on siis teinud mingi kokkuleppe ja teie püüate täna siin ja selles elus väärikalt seda kokkulepet kanda, aga enam ei jaksa, sest see ei ole teie valik. Küll aga olete te valinud sündimisi sellesse suguvõsasse, mis tähendab, et on aeg teha muutus. Ja umbes kolmandik siin siis, teine kolmandik on need inimesed, kellel on mingid hingekokkulepped, üle elude kestvad hingekokkulepped, mis vajavad ülevaatamist. Ja kui see tundub väga keeruline, siis tegelikult ei ole, et kui sa mõtled oma praegusele elule ja mõtled näiteks oma esimesele armastusele, mis kestis võib-olla ainult 2 nädalat, eks ole, aga oli väga siiras ja oli väga intensiivne, raputas läbi kogu sinu DNA. Ja kui sa selle 2 nädala jooksul andsid endale lubaduse ja oma partnerile lubaduse, kas või mõttes, et see nüüd kestab surmani, siis näed, siin ta on. See, mis kestab surmani ja mis ei lase sinu järgmistel suhetel laabuda, sest pidi ju surmani kestma. Surm pole veel tulnud. Ei saa tulla ka uued ja püsivad. Ja kui sa nüüd kui sa minu jutust siit nüüd leidsid, siis endale mõne hea mõtte ja suudad midagi rakendada, midagi ellu viia, siis mis edasi? Sinu ellu tulevad täiesti uued valikud ja nähtavad muutused, väikesed muutused kasvavad üle suurteks ja täitsa uus elu kevad, uus algus, muutused. Aga need kaardid ütlevad ka, et tõenäoliselt see juhtub alles kevadel. Nii et sul on jäänud mõned kuud. Ja võib juhtuda, et see tuleb varem, aga kevadel tuleb raudselt täiesti uued tuuled, täiesti uus elu. Ise teed valiku, ise viid läbi muudatused ja nii on. Aitäh. Oi kui vahva. Oi kui vahva. Mul on tunne, et me oleme seda siin kaua oodanud. Nii, ma praegu vaatasin kurja näoga üle prillide. Ja kui sa valisid selle lilla sõõri, et
mida sina saaksid muuta oma praktilises elus? Väga argisel tasandil, mida sa saad selles olukorras siin ja praegu muuta? Nii. Siit tuleb mitu lugu. Üks lugu on see, et lähtudes ristikaardist, et mis on siis tegelikult ka ju vaimsuse kaart, et kui sul on mingid vaimsed probleemid, mis on võtnud vormi reaalsuses, mis on materialiseerunud, siis pöördu oma vaimsete õpetajate poole ja ei olegi vahet, et kas nad on olemas füüsilisel kujul või mitte. Pöördu, küsi abi, tee seda. Nüüd. Ristikaart ütleb ka, et vaata üle oma uskumuste süsteem. Ja ütleb, et ole arukas selles mõttes, et kas sa... Ma tea, seda on veider öelda, aga ma ütlen selle välja, et mõnikord me kasutame oma uskumuste süsteeme ka manipulatsioonideks. Ja kui sa tunned, et see on praegu vajalik, tead tõesti, tee seda, päike tuleb uuesti välja. Et mida ma siis sellega praktilisel tasandil silmas pean näiteks? Kui sina kuulud mingisse parteisse ja see partei ikkagi takistab sinu edasi liikumist, lahku. Kui sa tead, et sul on vaja teha karjääri ja nüüd on täiesti tuksis ja see sinu selline hüpe tundmatusse, selline karjääriredelil kõrgemale hüpe on kinni selles, et sa ei kuulu ühessegi parteisse. Nagu mine siis. Ja nii ongi. Et sa pead kasutama teatud manipulatsioone. Et sa ei tohi manipuleerida vaimsel tasandil. See tähendab, et väga praktiliselt ei tohi sa minna inimestele valetama. Sa ei tohi varjata mingit infot. Küll võid sa vaikida. Ja, kui sa tunned, et sa rääkida ei saa. Valetada ei või. Ise pead selle piiri ära tunnetama, et kust vaikimine on sama hea kui valetamine. On mingid väga sellised väga ametlikud asjad, mis sa pead korda ajama. Võib-olla tööalaselt, võib-olla, ma ei tea, kohalikus omavalitsuses. Võib-olla sul on mingid, ma tahan öelda, et võib-olla sul on mingid andmed teatamata, midagi registreerimata, mingid aruanded esitamata. See on see, millega sa pead tegelema. Et sinu selline ametlik asja ajamine, paberimajandus igas mõttes oleks kõik väga korras. Ja täiesti praktilisel tasandil ma siin ütleksin, et väljenda oma emotsioone, aga tee seda mõistlikult. Mõtle ka, kelle peale sa häält tõstad, eks ole. Või vastupidi, kelle sa lubad enda peale häält tõsta. Mõtle, keda sa lükkad endast eemale, keda sa tõmbad lähemale just nimelt oma emotsionaalsusega. Siin peaks mõtlema sellele, et kas sa oled liiga armukade ja millest see väljendub. Kas sa oled liiga ihne, millest see väljendub. Kas sa oled liiga omakasupüüdlik, millest see väljendub. Et sa oled sunnitud vaatama sellist iseenda tumedamat poolt täiesti praktilises elus, inimsuhetes. Ja sa pead olema tark ja nutikas ja aru saama, kus ja kellega sa võid endale kui palju lubada. Ja. Sest kui sa tahad sellest situatsioonist üldse kunagi välja tulla, siis sa pead käituma väga arukalt. Tõesti, väga arukalt. Ja võib-olla sa pead käituma moel, mida sa oled hukka mõistnud teiste inimeste juures. Väga võimalik.
ja ma arvan, et sellepärast see olukord sinu ellu ongi saadetud. jah. Et mida sa saaksid vaimsel tasandil muuta? Hingelisel tasandil. Loobu. Siin on selline, ilmselgelt oled sa mingis transformatsiooniprotsessis, kus sa selleks, et see edukalt läbida, pead paljust loobuma ja pane tähele, ma ei ütle, et jätta maha oma kodu või perekond või loobu oma rahast, sugugi mitte. Need on mingid väga kindlad mõttemustrid, millest sa pead loobuma, mingid uskumused, võib-olla lausa uskumuste süsteemid. Ja nii paraku on. Nad ei toeta sind enam. Ja just sellel siis sellisel väga vaimsel tasandil pead sa saama mingi uuesti sünni kogemuse, et ma ei tea, mine sauna, mine higitelki, koge mingeid vaikuse praktikaid, pimeduse praktikaid, üksinduse praktikaid. Ja väga üksikud teist võivad kogeda siis maa-aluseid praktikaid. Ja see on vajalik selleks, et sa saaksid koguda täiesti uusi tarkusi, täiesti uusi teadmisi, mis on tegelikult sinu infoväljas olnud kogu aeg olemas, aga milleni sa ei ole ulatunud. Sa oled üle mõelnud, üle reageerinud, olnud liiga emotsionaalne, olnud liiga hinnanguline ja võib-olla need piirid on olnud liiga jäigad, millede sisse sa oled püüdnud ennast mahutada. Loobu liigsest. Ja see on selline päris suur mõttemustrite ja uskumuste süsteemide korrastus. Et jõuda täiesti teisel tasandil informatsioonini. Kui sa nüüd minu nõuandest kasu saad, siis millest see väljendub? Et tead, inimesed tahavad olla jälle sinu sõbrad. Ja äkki on sul rohkem sõpru, kui sa oleksid üldse arvanud. Ja võib-olla need ei ole sellised pikaajalised ja sügavad sõprussuhted, et võib-olla need on just sellised uued inimesed, kes tulevad sinu ellu ja ütlevad, oh, sa oled nii vahva, saame tuttavaks, ma tahaksin sinust rohkem teada. Täiesti uut sorti tähelepanu, uut sorti komplimendid, uut sorti kingitused. Ma ütleksin, et sulle tekib niisugune uus austajaskond. Ma ei tea, kust need sõnad tulevad. Tõstan käed üles, mina lihtsalt räägin. Et nagu mingi fännklaab tekib sulle täiesti uus. Mingid inimesed, kellel on võimalus vaadata ja öelda, oo, jaga minuga oma tarkusi. Guru. Jaa. Ja siis saad sa aru, et sa oled selle etapi läbinud, et sul on uued teadmised, nagu mitte niivõrd uued, aga uuel tasandil teadmised. Sa oled nagu level kõrgemale jõudnud oma mängus. Ja nii on. Aitäh sulle, kes sa kuulasid. Tänan sind.